Satub juba 1000 aastate kaugusele, kui mauride ajastul siin juba turgu hakati pidama. Oleme Kitsast, keelumärk. Oleme Kitsaste tänavate ja kollaste joontega Mõjuvallas. linnas, Siin on parem. kus on jälle kord üks turg. inimesed tulevad vastu igasuguste kotikestega. See muutub nii palju. Tavaliselt see ei muutu nii palju. Nagu tavaliselt muutub natukene. Ja sedamoodi pole olnud varem Sente on golfiväljas. üheski. No võt, lähme golfi mängima. Siia jõudes me alguses Simmuga mõtlesime, et meil hakkab siin väikses linnas jube igav, et läheks golfi õppima. Aga ei jõudnud. Ja on aeg. Teine kord. Nüüd on aeg. Meil on 3 päeva veel jäänud. Siis me läheme 2 päevaks Marbeiasse ja siis me lähme koju. Jah, tegelikult selle golfi õpinguga oli see, et Krista tahtis õppima minna, ma tahtsin mängima minna. Et tegelikult seal ei ole midagi õppida, tuleb lihtsalt lüüa. Minigolf on lihtne. Ja lendab. Minigolf on lihtne. Võtame, lähme kaamera. Poolast ostsime neid. Väga head ju. Proovime. Kartulikrõpsud ja sarnased tooted on sellistes suurtes kottides ja saad lahti sealt osta. Ise tehtud päeval. Seda me oleme siin näinud tihti, mujal ei ole. Aga meie ees ükskord üks naine ostis seda lahtist kartulikrõpsu. Mingi, no mitte väga suure koguse ja tal läks nagu peaaegu 5 euri. Tundus nagu jube palju niimoodi mingi lahtiselt väikse koguse krõpsu kohta, aga äkki on jube hea. Vaata seda kutt. Siuska ei ole. Bimbo autot ostame. Näe, Ja see jätkub. päris suur torn. Siin on täitsa selline tume rõnd. Väga kaunis, peaks mainima. Liisal oli vaja sokke kiiresti, sest ta pani liiga paksud jalga hommikul. Ja ilmad on suvised. No puedo, María. Me jõudsime sellisesse valjuhäälega kauplemise alasse. Hüütakse hinda. Hüütakse kõva häälega hinda. Mira, bueno, no es tanto mezcla. A euro va todo eso, ¿vale? Un momentico. Villa Ricos, jah. Kes oleks osanud oodata, et see villa nii rikas on. Õigemini Rico peaks tähendama rikkalik. Ja sellest turust on näha, et see villa on tõesti rikkalik. See reaalselt kestiski
põhimõtteliselt läbi terve linna. Ühesõnaga, turgude ajalugu on väga vana siin Hispaanias ja Andaluusias just. Et ulatub juba 1000 aastate kaugusele, kui mauride ajastul siin juba turgu hakati pidama. Ja enamasti siis olidki saiad, kala ja toorained nagu mingid puuviljad ja juurviljad. Ja siis oli ka hästi rangelt see, kus olid nahatooted, kus olid kalatooted, kus olid lihatooted. Ja nagu me näeme, siin on samamoodi riidetooted on eraldi, söögitooted on eraldi. Aga enamasti kasutatakse seda mitte just kauplemiseks, vaid koos olemisest ja iga päev on kuskil turg. Ehk siis iga nädal üks päev on näiteks siin Villaricoses turg. Et no kuna siin ei ole kaubanduskeskuseid piirkonnas, noored käivadki siin poes, siin on jumala palju noori ka. Ma just eile ka mõtlesin selle peale, kui me olime seal Garruchas õhtul. Noored hängivad, kes on vähe vanemad ja jõukamad sõidavad autodega lihtsalt ringi. Teised kõnnivad mööda tänavaid. Et selline väike linna elu. Rahulik, väikeste linnade vibe, ütleme nii. Ja kogu see tegevus ei ole ikkagi, muidugi sa tahad müüa ka, aga sotsiaalne kogemus ikkagi. Nad siia tulevad kokku iga nädal ja muidugi need kauplejad käivad erinevates linnades, nii palju kui jaksavad. Aga vägev. Huvitav, kas nad peavad selle koha eest maksma ka? Uurisin, kas nad maksavad makse ja nad on autonoomod ehk siis füüsilisest isikust ettevõtjad nagu Fiat meil ja maksavad siis koha eest, kas siis aastamaksu või iga korra eest umbes 15-20 euri, olenevalt kui suur see koht on, mida ta hõivab. Ja siis vallavalitsusele maksavad ka sotsiaalmaksu ja midagi keerulist ei ole. Käibemaks on ka riiete müüjatel 21%. Mina pean ükskord matkabussiga siia kolima. Andaluusiasse tulema. Väga õige. Jah, siit saaks nii palju nii ägedaid asju. Mitte ainult sellest poest, vaid üldse nagu. Ma leidsin endale klaaskinga. Tuhvaldarin jätti selle siia. Ja mina, kui ma ostan selle villa endale, eks ole, siis ma panen hoovi küll, võtan siit igast taimi, banaani, sidruunipuu, apelsini. Ja. Aga aednikuks. Aga just sellised koduasjad nagu nii kihtid, nii soodsad, et siia tuleb tulla kaubiku või matkabussiga. Sidruunipuu maksis 17. Aine. Mina ei tea palju Eesti maksab. 117. Jumal äge. Selline teistmoodi promenaad. Ja täitsa teistmoodi rand ka. Ja, kivine rand. Kivine rand, aga vibe on mõnus. Väga. Minu püüab kala ikka väga julge koha peal. Siis võib iga kell laine peale lüüa. Poistele mängimiseks sai just ühe kala kätte, jah. Ja siin on suisa liivarand ka, näed, ei ole siin linnas ainult see kivirand. Endal tekkis ka täiega tunne, et tahaks minna sinna karastavasse merevette, mõnus värskendus. Et jah, Villaricos, jätke meelde üks ütlemata mõnus linnakene ja see eilne linn mulle meeldis ka väga, Aguilas. Seal oli ka lahe vibe. Seal oli natukene suurema linna vibe kui sellel siin, see on ikkagi küla põhimõtteliselt. Aga kihvtid kohad. Õige, 15 kraadi. 15,2 vee temperatuur. Räme küll. Aga väga karastav.
sa käid külma kõhtu all, mina pean ootama 2 aastat, et see vesi soojaks läheks. Jah. Saksamaatika. Oleme teel. Saksamaatikatele koos. Taas kord. Seekord siis Texas Hollywoodi. Fort Bravo. Seal lähedal. Nii nad nimetavad. Samuti peaks selline westerni cowboy stiili koht olema. Ja samuti on see üks paiku, kus on filmitud mitmeid Ameerika westerni filme. Rekkade pesa on läinud. Teevad seal koos. Jah. Me vist leidsime selle pesa üles, kus need kaubalaeva rekkad veavad oma seda, mida iganes nad veavad, kruusa või muud sorti maavara. Et sellel kurvilisel teel oli neid hästi palju ja nad pöörasid siia ära ja tundub, et siit nad käivad ja nad sõidavad päris kiiresti siin kurvilisel teel. Et Siim just ütles, et ta isegi ei jõua järgi sellele rekkale siin oma väikse autoga. Vau, kui huvitav vaikus siin on. Lähme vaatame pileti asja. Üks on eriti huvitav autoga tulnud. See on matkabuss selline. Väga huvitav. Päris kõrge. Nagu rekk. Suured ikkagi. Tuleme korda. Me oleme siis jõudnud Fort Bravosse, mis on tuntud kui Texas Hollywood. Siin on kõik täpselt selline, nagu oli vanas westernis, aga see kõik on siia ehitatud, sellepärast et 60-ndatel, 70-ndatel siin tehti Hollywoodi niinimetatud spaghetti westerne ja isegi näiteks Clint Eastwood on siin käinud filmivõtetel. Ja nüüd siis siin saabki käia ringi, vaadata, üritada tunda seda tunnet, mis võis olla vanasti USAs sellel ajastul ja loodetavasti ootavad meid ees ka mõned lahedad show'd. Vaatame seda. Jaa. Vaadake, kui vägev suur maja siin on. Vaatame siia nurga taha ka, siia maja nurga taha. Oi, ei olegi maja. Bonito salón, ¿eh? Claro, como la dueña de mi chica de bonita. Ve. Fuerte guía, ¿eh? Como siempre. Fuerte. Sí. Un salón muy tranquilo. No está mintiendo. Tiempo de la tuya. Y ya habíamos quedado en el paso. Cierto, del paso venimos. Y por poco nos cogen los federales. Eso es de la vuestra, ¿eh? Esto que anda buscando, ¿verdad? Sí es. Será todo para ti. Cógela. Ahí les queda. Yo me largo. No den ni un paso. Estoy diciendo que camine. Mira, Fran, que no se tiene, ¿eh? ¿Qué? Ay, a mí no me gusta caminar.
see show oli päris intensiivne. Väga hull. Väga pingeline oli seda vaadata, need püssipaugud olid nii kõvad, et ma tegelikult soovin, et ma oleksin võtnud kaasa oma kõrvatropid. Jaa, oli küll. Aga sees ruumis pauk-pauk. ja nad ikka tagasi ei hoidnud. Nad lasid kõik kuulid ära. Mina arvasin, et kõlarid plahvatavad, sest et need olid nii valjusti. Isegi kus sisekond värises. Andke nüüd minna. Kinni kiirem. See keerub see ka. Ongi nii või? Mida? Ma arvan, et ta on sõitnud siis ka ikkagi. Filmi võteta. Miks sa arvad? Sest et ma saan keerata. Meie õune. Seda nüüd teon. No nii. Bueno, aquí tengo a mi ayudante. ¿Me la puedes presentar? No nii, politsei tõmbas niimoodi järgi. ¿Quieres más? ¿Es hablar o no? Siingi püssipaukudega tagasi ei hoitud, aga väga kihvt, täiesti midagi teistsugust üldiselt. Üsna sarnane sellele mini-Hollywoodile, aga mõlemas tasub käia ja väga lahe selline teistmoodi elamus. Ja siin tehti huumorit rohkem ka ja kaasati publikut. Jaa, muidugi hispaania keelest peaks aru saama, et nendele naljadele pihta saada. Aga tõesti, igati soovitatav elamus. Meil on praegu pingeline hetk. Me just saime söögid. Me aimasime, et üks suur kaubalaev hakkab peagi minema. Aga me ei teadnud, kas ja millal. Aga nüüd me siit aknast vaatasime, et on juba 2 kraanat 4 ikkagi ongi kinni lasknud. Just praegu märkasime ja suud ja kahvlid hakkasid kohe kiiremini liikuma. No nii, we made it. Kondorid on mineku valmis. Vaata, kus just tuli tossa. Aga jah, see laev siis seal, Atlantic Elm, on mineku valmis. Varsti, tegelikult me ei tea, kaua veel läheb, aga liikumine on ja... Nii, minu arust see redel liikus. Vaadake nüüd seda ajaloolist momenti. Nüüd ongi nii, et keegi maha ei ole see, kes peal, kes maast maha. Kondor läheb, jah? Selline piloot on ka veel. Ei, mul tulid ka 3 käsi, aga kondorid kõik suured. Minu arust aga üks oli piloot kindlasti ka. Ma pean veidi majusele tala. Kus see karu? Ütleme nii, et rohepööre kuluks ka siia valdkonda ära. Külg ees. Nii põnev. No võt. Kuidas on nöörid külgama? Kondor, tele. Läheb ette. No see piloot, mis ette läks, tema vist kaitseb, et keegi sisse ei tuleks oma sadamasse. Võtti, kui see film vaataks, et me ei tee hääl. Imelik on hääl. Okei. Ainult 4.25. Piloot vaba. Teed. Et kui keegi tuleb, siis ka saadab talle signaali, et ära tule. No nii, pakk tõma.
läheb selle pingesse tõmbama, siis lastakse vist kohta. mingi nöör on või? On jah. On või? Ma ei näe. Kond oli küljes või? See on all. Päris aru, aga varsti sa näed. On jah. Seda nööri ka enam Teeme ennast vabaks. Heidi arvatab Nutella. Määrib ennast saia peale. Ja te ise arvatab kalamees. Püüab kala ilma konksuta. Koera maiustusega vintamiiniga. Ja üleüldse ärge arvake, et mingi megakülm tuul praegu ei puhu ja et külm ei ole ja et käed ei ole külmunud ja et liiga vähe riideid sai selga pandud, aga no huvi on nii suur, noh. Köied langesid. Kerivad neid käsitsi sisse. Kerivad jah vist neid köisi käsitsi sisse. Selle mitte väriseva pildi hoidmine läheb järjest raskemaks, sest et Peili ka väriseb. käed on külmad. No nii, tundub, et sikutavad. Väigelt. Aga ei liigu. Nööri pingsuse järgi saab aru. Ja noh, korstnäri jah. Täitsa pekkid. Nii paksuke. Ja see on täis seda kruusa. Sa enam ei saagi. Ohohoho. Lehvitame siis kõik. Lehvitame. Hästi jah, rahulikult millimeetri haaval liigub see suur laev sellest tukist eemale. Ja vaata, mis pois on. Nad tõstab seal üles. Vendrid. Ma mõtlesin, huvitav, millised vendrid sellistel laevadel on ja kuidas nad need heiskavad ja ära võtavad, aga nüüd me näeme. See on mingi mega, see on need autorehvid ja mingi suur asi ka see mega suur. Ja Lehmannil ka siin korsten tossab. Nii et tundub, et see on ka minekul. Kokku pandi. Teine hakkab lükkama. Ei. Tundub, et said liikuma ja üks nüüd läheb vist ette sikutama. Teine jääb ilmselt taha valvama. Ma ei tea, või lükkama või. Hüvast, et ainult kell. Näeme järgmine kord. Ja seal ta läheb. Tšau. Me võime nüüd asukohta vahetada. Me oleme siin kringliks filmunud. Püüan selle ees ka. Pöörab. Ta oli 200 meetrit umbes, need kaubalaevad pikad. Ja need väiksemad, nagu see Lehmann, on kuskil 100-130. Me veel ei jõudnud kuigi kaugele ja juba näeme, et see teine laevakene liigub ka. Tema saab iseseisvalt minema. Ta ei ole nii paks. Ta ei ole nii paks. Ja kui te just teada tahate, siis see laev tuleb järgmisena sadamasse. Neid oli seal 4 tükki ootamas. Üks on juba peaaegu sadamas. See läks selle rohelise Lehmanni asemele. See oli selline lühem 100 meetrit umbes. Aga see on 190 meetrit. Ja kondorid praegu ootavad teda. Samal ajal saadavad seda lühemat. Aga igatahes kohe varsti on 2 uut laeva sadamas, kui te just teada tahtsite. Ja see Atlantic Elm, tema läheb nüüd Gibraltarile.